Üle 3000 aasta on Trooja langemist ikka ja jälle ümber jutustatud. Vana aja luuletuste järgi ründas Troojat suur Kreeka armee, see kindel linn pärast seda, kui prints Pariis viis Sparta kuninganna Helena Troojasse. Loos esinevad sõdalased Achilleus ja Odysseus, kuningas Agamemnon ja kuulus puust hobune, mida väidetavalt kasutati linna sisenemiseks. Kuid Trooja sõja lugu ei kirjutatud üles sõja toimumise ajal. Kõige tuntum versioon on leitav Iliases, iidse eepilise luuletuses, mida seostatakse Homeros. See luuletus loodi mitu sajandit pärast aega, millest lugu võis pärineda. Seetõttu on raske eristada, milline osa on tõeliste sündmuste mälestus ja milline osa on luuletajate poolt aja jooksul lisatud. Sajandite jooksul paljud arvasid, et Trooja on vaid väljamõeldis. Puudusid selged kaardid, mis näitaksid, kus see asub. Samuti ei olnud säilinud ühtegi paleed ega müüri, mida oleks lihtne ära tunda kui linna osa, mida loos kirjeldatakse. Aga see arvamus muutus 19. sajandil. Tänapäeva Türgi loode osas Dardanellideks nimetatava väina lähedal on üks künka, mida tuntakse Hisarliku nime all. Mõned uurijad on juba ammu kahtlustanud, et selle künka all võivad peituda Trooja varemed. Üks esimesi, kes seda paika uuris, oli Frank Calvert, briti teadlane ja amatöörarheoloog, kes elas selle koha lähedal. Calvert uskus, et Hisarlik on kõige tõenäolisem kandidaat muistse Trooja asukohaks. Ta jagas seda ideed Heinrich Schliemanniga, jõuka saksa ärimehega, keda huvitasid muistne ajalugu ja Homeros lugude jutustused. 18. sajandi 70-ndatel alustas Schliemann ulatuslikke väljakaevamisi Hisarlikis. Pinnale ei ilmunud mitte ainult üks hävinenud linn. Avastati, et künka moodustavad üksteise peale ehitatud asulad. Tuhandete aastate jooksul ehitati linn, see hävitati, jäeti maha ja seejärel ehitati selle peale uus linn. Hiljem korrastasid arheoloogid ala peamised osad alates Trooja 1. kuni Trooja 9. Leiti ka veelgi vanemaid jäänuseid, mida nüüd nimetatakse Trooja nulliks. Need kihid näitavad, et seda paika on kasutatud ja asustatud üle 4000 aasta. Esimesed suured asulad tekkisid juba pronksi ajal ning linna kasutamine jätkus kuni 19. sajandini, hõlmates kreeklasi, roomlasi ja bütsantsi. Schliemanni väljakaevamised olid olulised, kuid põhjustasid ka suuri kahjustusi. Tollane arheoloogia oli kaugel tänapäevasest hoolikast lähenemisest. Soovides kiiresti jõuda künka kõige vanema osani, Schliemann lasi kaevata sügava ja laia kraavi koha keskele. Paljud müürid, hooned ja esemed uuematest kihtidest said kahjustada või eemaldati. Schliemanni arvates oli sügavam linn tõenäoliselt Homerosel kirjeldatud Trooja. Seetõttu jättis ta vahele mõned hilispronksi ajale kuuluvad kihid, mis on tavaliselt seotud Trooja sõjaga. Järgnevates väljakaevamistes arheoloogid tuvastasid, et kõige olulisem kandidaat ei olnud vanem linn, mille Schliemann algselt valis. Lugu on lähemal kihtidele, mida nimetatakse Trooja 6 ja Trooja 7a. Trooja 6 eksisteeris suure osa hilispronksi ajast. See oli jõukas ja kindlustatud linn, mida ümbritsesid paksud müürid. Linn hävis umbes 13. sajandil Kristur, kuid pole selge, kas peamiseks põhjuseks oli sõda või tugev maavärin. Pärast seda ehitati Trooja 7 aia kiiresti üles hävinud hoonete peale. Majad olid müüri sees tihedalt koos. Põrandasse oli maetud suuri anumaid, mida võidi kasutada toidu hoidmiseks. Selline korraldus võib olla märk sellest, et elanikud valmistusid varude nappuseks või võimalikuks rünnakuks. Umbes 1180 Kristur põles Trooja 7 samuti maha ja hävis. Leiti tulekahju ja vägivaldse hävingu jälgi. Kuid see ei suuda tõestada, et toimus täpselt selline sõda, nagu Iliases kirjeldatakse. Arheoloogia näitab vaid, et selles piirkonnas oli tõeline linn ja see koges mõningast hävingut ajal, mida võib pidada legendi võimalikuks algusajaks. Tõeline Trooja oli ka palju enamat kui lihtsalt väike kindlus, nagu uurijad varem arvasid. Künka kõrgeimas osas asus tsitadell, linna kaitstud süda. Siin võisid elada juhid, ametnikud ja jõukad perekonnad. Tsitadelli ümbritsesid suured müürid, mis olid hoolikalt laotud kividest. Teedel linna sissepääsu juures valvasid torne ja väravad. Mõned müürid olid mitu meetrit paksud ja ulatusid mitme meetri kõrgusele. Tsitadell asus kohas, kus avanes vaade laiale tasandikule ja mere poole viivatele teedele.
Seetõttu said valvurid hõlpsasti märgata linna poole lähenevaid inimesi, sõidukeid või vägesid. Tsitadelli sees olid suured hooned, mida võidi kasutada elamutena, saalide, ladude või halduskohtadena. Mõned neist olid megarooni kujuga, piklikud hooned, millel oli avatud esiosa ja suur tuba sees. Selline kujundus oli tavaline mõnedes paledes ja tähtsates hoonetes pronksi ajal. Künka tipus võimalikku paleed ei ehitatud lõpuni. Paljud pronksiaja hooned hävisid, kui nende kohale ehitati hilisematel aegadel templeid ja avalikke hooneid. 80ndate lõpus ja järgmistel aastatel sai selgemaks, et Trooja ei olnud ainult tsitadell. Kõrgete müüride taga asus palju suurem alamlinna osa. Siin elas ja töötas suur osa tavalisest elanikkonnast. Künka ümbrusest on leitud majade, töökodade, ladude ja muude tegevuste jälgi. Leitud on ka kaitserajatiste osi, sealhulgas lai kraav, mis võis takistada sõjavankrite või vaenlaste kiiret lähenemist linnale. Alamislinn näitas, et Trooja oli suurem ja paremini organiseeritud, kui algselt arvati. Siiski uurivad ja vaidlevad arheoloogid endiselt selle täpse ulatuse ja seal elanud inimeste arvu üle. Selge on see, et see polnud lihtsalt väike kindlus. See oli oluline linn koos tsitadelliga. Elamud, tootmine, laoruumid ja kaitse. Kuid tõelise Trooja olemasolu ei tõesta automaatselt, et Achilleus tõepoolest elas. Odysseus ja Agamemnon. See ei tõesta ka seda, et linna vallutamiseks kasutati suurt puuhobust. Selleks, et teada saada, kas legendi aluseks oli tõeline sõda, tuleb vaadata mitte ainult Trooja varemeid. Vaatama peab ta hilispronksiaja piirkonna suurte kuningriikide ülestähendusi, eriti Hetiidi impeeriumi ja võimsate kuningriikide omi teisel pool Egeuse merd. Troojast ida pool, Anatoolia keskosas, seal asus tollal Hetiidi impeerium. See oli üks hilispronksiaja võimsamaid kuningriike. Hetiidid jätsid maha tuhandeid savitahvleid, mis sisaldasid lepinguid, kirju, sõjaraporteid ja märkmeid teiste kuningriikide kohta. Nendes dokumentides mainitakse kuningriiki nimega Vilusa. Paljud ajaloolased on ühel meelel. Nad usuvad, et Vilusa on linn, mida kreeklased hiljem nimetasid Ilioseks või Troojaks. Vilusa nimi ja asukoht Põhja-Lääne Anatoolias sobivad kokku hisarliku varemete asukohaga. Siiski ei tähenda see, et kõik Homerose loos kirjeldatu oleks tõesti juhtunud. Oluline, mida need dokumendid näitavad, on see, et selles piirkonnas oli päriselt kuningriik, mis oli pronksi ajal seotud sõdade ja diplomaatiliste suhetega. Enne nende konfliktide uurimist on oluline teada, kes olid inimesed, kes Troojas elasid. Nende etnilist päritolu ei ole veel täpselt kindlaks tehtud. Trooja majad, tööriistad ja keraamika valmistamise viisid sarnanevad tugevalt loode Anatoolia kultuuriga. On ka esemeid, mis näitavad sidemeid Mükeene kreeklastega, kes elasid teisel pool Egeuse merd. See ei ole üllatav. Trooja asub Anatoolia ja Egeuse maailma vahel. Selle ümber liikusid kaupmehed, meremehed, sõdurid ja saadikud erinevatest kuningriikidest. On võimalik, et linnas elasid ja töötasid erinevatest rahvustest inimesed. Üks tähtsamaid küsimusi on, mis keelt Trooja elanikud rääkisid. Troojas leiti väike pronksist pitser, millel olid luuvi hieroglüüfid. Luuvi keel oli iidne keel, mida räägiti mõnes Anatoolia piirkonnas ja mis kuulus suuremasse Indo-Euroopa keelte perekonda. Pitser võib viidata sellele, et linnas elas inimesi, kes oskasid luuvi keelt, kuid ühest leiust ei piisa, et teada saada kogu elanikkonna peamist keelt. Võimalik, et linnas kasutati valitsemises ja igapäevaelus luuvi või mõnda muud Anatoolia keelt. Võimalik, et mõned inimesed rääkisid ka kreeka keelt pideva kaubanduse ja kontaktide tõttu mükeenlastega. Eeposes Ilias saavad troojalased ja kreeklased omavahel kergesti aru ning neil on palju ühiseid jumalaid. Kuid luuletuse detailid võivad olla ka kreeklaste jutustuste tulemus, mis on edasi antud sajandeid hiljem. See ei ole otsene tõend selle kohta, millist keelt kasutati pronksiaegses Troojas. Hitiidi allikates leidub nimesid, mis näitavad erinevate mõjutuste segu. Nende hulka kuulub ka Aleksandu, Vilusa kuningas. Nimi Aleksandu sarnaneb nimega Aleksandros, mis on parise teine nimi Kreeka traditsioonis. Mainitakse ka juhte nimega Kukuuni ja Valmu, mis on aga lähedasemad Anatoolia nimedele. See ei tõesta, et Aleksandu oleks legendi Pariis.
see näitab vaid, et on olemas nimesid ja traditsioone, mis võisid liikuda Anatooliast Kreeka lugudesse või vastupidi. Võimalik, et on olemas tõeline mälestus inimestest ja sündmustest, mis aja jooksul põlvest põlve edasi andes muutusid. On ka tõendeid, et Vilusa valitsus oskas kirjutamist kasutada. Hetiidi impeerium suhtes pinusadega, kuid seda lepingute ja ametlike teadete kaudu. Siiski pole Troojas peaaegu ühtegi kohalikku arhiivi leitud. Võib-olla kirjutati osa nende ülestähendustest puidule. Erinevad savitahvlitest laguneb ja kaob puit kergesti. Kui Troojas kasutati tavaliselt sellist materjali, võib suurem osa nende enda ajaloost olla jäädavalt kadunud. Seetõttu enamik nende poliitika kohta teadaolevast pärineb Hetiidi koostatud dokumentidest. Üks olulisemaid säilinud dokumente on leping Muvatalli takse vahel, Hetiidi impeeriumi kuninga ja Alaksandu Vilusa juhi vahel. Leping sõlmiti 13. sajandil e.Kristus enne perioodi, mida tavaliselt seostatakse Troi 7. hävinguga. Leping näitab, et Vilusa oli osa suuremast kuningriikide süsteemist, mis oli liidus Hetiidi impeeriumiga. Väiksema kuningriigina pidi Vilusa jääma lojaalseks Hetiidi kuningale. Selle juht pidi andma teavet vaenlaste kohta ja saatma sõdureid, kui Hetiidi sõjavägi seda vajas. Vastutasuks tunnustas ja kaitses Hetiidi impeerium Alaksandu valitsemist. Kui Vilusat rüllatakse, võib ta abi paluda tugevamalt Hetiidi sõjaväelt. Selline kaitse oli oluline, sest Anatoolia lääneosas toimusid sageli võimuvõitlused. Lepingu tunnistajateks kutsuti mitmeid jumalaid, nende seas ka jumal nimega Apollona. Mõned teadlased on märganud, et see nimi sarnaneb Apolloni nimega. Homeros lugudes oli Apollon Trooja poolel. Võimalik, et nende kahe nime vahel on iidne seos, kuid pelgalt sarnasuse põhjal ei saa öelda, et need kaks jumalat on samad. See leping on oluline mitte sellepärast, et see tõestab Iliast, vaid kuna see näitab Vilusa tõelist kuningriiki. Sellel oli oma kuningas, armee, jumalad ja diplomaatilised suhted tolle aja ühe suurima impeeriumiga. See ei olnud ka esimene kord, kui Vilusa nimi Hetiidi impeeriumi ajaloos esile kerkis. Varasemates dokumentides mainitakse Lääne-Anatoolias asuvat kuningriikide rühma nimega Asuva. See rühm hakkas Hetiidi laienemise vastu mässama 2. aastatuhandel e.Kristirar. Viluse nimi on loetletud nende seas, keda tavaliselt seostatakse Vilusaga. Hetiidi väed alistasid selle koalitsiooni ning mitmed lääne kuningriigid sattusid järk-järgult nende mõju alla. Kuid Hetiidi impeerium polnud ainus suurvõim, keda see piirkond huvitas. Teisel pool Egeuse merd asusid Mükeene kuningriigid. Need olid pronksiaja kreeklased, kes rajasid suuri keskusi nagu Mükeene, Püülos, Türents ja Teeba. Neil olid paleed, mis juhtisid maad, tootmist, kaubandust ja sõjaväge. Nad oskasid ta merd sõita ning nende tooted jõudsid paljudesse idapiirkondadesse. Hetiidi dokumentides ilmub korduvalt nimi Ahijava. Seda kirjeldatakse kui läänepoolset jõudu, millel on võime sekkuda Anatoolia poliitikasse. Enamik tänapäeva spetsialiste seostab Ahijavat mükeenlaste ehk mükeene kreeklastega või nende maailma mõjuka osaga. Ahijava kõlas sarnaneb ta nimega Atsaioi, mida Homeros kasutas kreeklaste kohta. Ühes kirjas nimetas Hetiidi kuningas Ahijava kuningat vennaks. Pronksiaja diplomaatias ei olnud see tavaline pöördumine. Seda kasutati valitsejate puhul, keda peeti Hetiidi kuninga võrdseteks, nagu Egiptuse, Babyloonia ja Assüüria kuningad. See näitab, et Ahijava ei olnud väike ega tähtsusetu rühm. Sellel oli võim saata inimesi, toetada liitlasi ja tekitada segadus piirkondades, mida Hetiidi impeerium pidas oma mõjusfääri kuuluvaks. Nende kahe suurvõimu vahel asusid Lääne-Anatoolia kuningriigid, sealhulgas Vilusa. Nad pidid sõlmima kokkuleppeid Hetiidi impeeriumiga, samal ajal kaubeldes või suheldes ka Egeuse mererahvastega. Trooja asukoht oli väga tähtis. See asus Dardanellide lähedal kitsal merekitsusel, mis ühendab Egeuse mere ja Marmara mere ning viib edasi Musta mereni. See koht andis juurdepääsu nii mere kui maismaa teedele Anatoolia, Balkani ja Egeuse maailma vahel. Pole selge, kas Trooja kontrollis otseselt kõiki kitsusest mööduvaid laevu või küsis neilt tasu.
kuid linna asukoht andis sellele suure tähtsuse. Igaüks, kellel oli mõjuvõimu Trooja ümbruses, oli paremas positsioonis kaubanduseks, reisimiseks ja sõjalisteks liikumisteks. Seetõttu ei pruukinud ühegi tegeliku Trooja ümbruses toimunud sõja põhjuseks olla ainult üks naine. Pariisi ja Helena kohta käivate legendide taga võis peituda hoopis sügavam konflikt, võitlus mõjuvõimu pärast Lääne-Anatoolias, Hitiidi impeeriumi, kohalike kuningriikide ja Mükeene maailmavalitsejate vahel. Ja Hitiidi järele jäänud kirjadest ilmuvad nimed, mis näivad olevat osa tõelisest kriisist. On juhte, kes on troonilt tõugatud, mässulisi, keda on toetanud üle mere ja linnu, mille üle on korduvalt vaieldud. Nendest dokumentidest võib näha võimalikku ajaloolist allikat sõjale, mis hiljem sai Trooja legendiks. Lahingud Vilusa ümber võisid jätta jälje Kreeka legendidesse. Ühes vanemas loos, enne Iliases kirjeldatud sõda, olevat Herakles juba Troojat rünnanud. Legend võib näidata, et linnas ei toimunud lahing ainult ühel korral. Siiski pole see lugu piisav, et kindlaks teha, milline tegelik sündmus selle aluseks oli. Mitme sajandi jooksul Vilusa sattus korduvalt Lääne-Anatoolia võimuvõitluste keerisesse. Ta pidi suhtlema nii Hitiidi impeeriumi naaberriikide kui ka Mükeene jõududega. Dokumendid ja varemed ei anna täielikku lugu, kuid need näitavad piirkonda, mis oli täis liite, ülestõuse, sekkumisi ja sõdu. 13. sajandiks e.Kristur oli Trooja osa laiemast rahvusvahelisest süsteemist. Suured kuningriigid kauplesid ja vahetasid sõnumeid. Kuningad sõlmisid lepinguid ja saatsid sõdureid, et aidata oma liitlasi. See süsteem oli tugev, kuid iga kuningriik sõltus teistest. Kui tekkisid probleemid kaubanduses, toidus, valitsemises või julgeolekus, see mõjutas kiiresti ka naaberalasid. Umbes 1200 e.Kristur hakkasid paljud Ida-Vahemere keskused nõrgenema. Mükeene Kreeka paleed langesid. Hetiitide impeeriumi keskvalitsus kadus. Mõned linnad Anatoolias ja Levandis hävitati või jäeti maha, Küpros ja teised piirkonna osad. Teadlased ei näe sellel ühtset põhjust. On tõendeid sõdade, rahvastiku ümberasumise, kuningriikide sisemiste rahutuste, kaubanduse nõrgenemise ja mõnes piirkonnas tõsiste põudade kohta. Võimalik, et need probleemid ilmnesid samaaegselt, kuni endised võimsad valitsused ei suutnud enam toime tulla. Hetiitide impeeriumi langus oli Trooja jaoks oluline. Varasematel aegadel võis Vilusa pöörduda Hetiidi kuninga poole abi saamiseks, kui tekkis oht. Kuid kriisi süvenedes kaotas Hetiidi valitsus võime sekkuda. See ei suutnud enam kaitsta oma kaugeid liitlasi. Samal ajal hävis ka Trooja 7a. Mõnes linnaosas on leitud tulekahju ja hävingu jälgi. Arheoloogilisel leiukohal on leitud ka relvi ja inimjäänuseid. Seetõttu on võimalik, et toimus vägivaldne rünnak. Kuid alles jäänud tõendid ei ole piisavad, et täpselt teada saada, mis juhtus või kes olid ründajad. Samuti puuduvad kindlad arheoloogilised tõendid selle kohta, et suur Mükeene kuningate koalitsioon oleks üheaegselt Troojat piiranud. Võib-olla toimus ulatuslik rünnak. Samas võib see olla ka väiksemate rünnakute seeria, lahingud ja piiramine, mis toimusid erinevatel aegadel. Paljude põlvkondade jooksul võisid jutustajad need eraldiseisvad sõjad kokku põimida. Endiste kuningate ja sõdalaste nimed võidi muuta, lisada või panna ühte loosse. Nii võisid paljud Trooja ümbruses toimunud segadused muutuda üheks suureks sõjaks, mis väidetavalt kestis 10 aastat. 10-aastast piiramist, nagu legendis kirjeldatud, ei pea mõistma kui pidevat kogu linna blokeerimist. Tuhandete sõdurite ülalpidamine nii pikaks ajaks oleks olnud väga keeruline, eriti pronksi ajal. Võimalik, et olid vaid perioodid, mil rünnati, taanduti või hangiti varusid ja siis taas naasti. Võimalik, et sõja kestust on ka liialdatud, et rõhutada selle raskust ja tähtsust. Suulises traditsioonis on tavaline, et üksikasjad muutuvad iga kord, kui sündmust uuesti jutustatakse. Arheoloogia kinnitab, et Troojas oli suur linn, mis hävis laiaulatusliku pronksiaja kokkuvarisemise paiku. Kuid see ei suuda tõestada täpset lugu lahingutest Iliases. Varemed ei ütle, kas sõda kestis 10 aastat, kas sõda juhtis Agamemnon või kas müüride taga võitles sõdalane nimega Achilleus. Kõige kuulsama osa legendist, Trooja hobuse tõestamine, on veelgi raskem.
Tavapärases loos teeskles Kreeka armee lahkumist ja jättis maha suure puust hobuse. Troojalased arvasid, et see on kingitus, seetõttu viisid nad hobuse linna sisse. Tegelikult olid Kreeka sõdalased hobuse sees peidus. Saabudes tulid sõdalased välja, avasid värava ja lasid tagasi tulnud armee sisse. Trooja hobust ei kirjeldatud tegelikult Iliases üksikasjalikult. See luuletus lõpeb pärast Hektori surma ja matmist, enne kui Trooja langes. Puidust hobune ilmub Trooja suuremas traditsioonis mujal. Siia hulka kuulub lühike mainimine Odüsseias ja üksikasjalikumad kirjeldused hilisemate kirjanike poolt. Puuduvad arheoloogilised tõendid, mis kinnitaksid, et linna vallutamiseks kasutati päriselt suurt puidust hobust. Seetõttu erinevaid seletusi on pakutud selle loo võimaliku päritolu kohta. Üks sageli mainitud võimalus on, et hobune võis sümboliseerida mingit piiramismasinat, seadet, mida kasutati müüri või värava purustamiseks. On öeldud, et iidsetele sõjamasinatele anti sageli loomade nimed. Võimalik, et oli olemas päris seade, mis hiljem lugudes muutus sõna-sõnalt puidust hobuseks. Teine tõlgendus seob hobuse laevaga. On öeldud, et iidsetel laevadel oli hobuse peakujuline kaunistus. Samuti kasutatakse hobuse kujutist mõnikord kiire meresõiduki kirjeldamiseks. Selle seletuse järgi võisid sõdalased peituda laeva sees. Või saabusid nad merega seotud pettuse kaudu. On ka teooria, et hobune on maavärina sümbol. Kreeka usundis on Poseidon seotud mere, hobuste ja maavärinatega. Troi kuus sai suuri kahjustusi. Ja paljud arheoloogid seostavad selle hävingut maavärinaga. Võimalik, et legendiga liitusid mälestus hävinud müürist ja Poseidoni sümbol. Kuid see jääb siiski tõlgenduseks, pole veel tõestatud, et lugu nii algas. Ol veel üks lihtsam võimalus. Võib-olla lõid Vana-Kreeka luuletajad Trooja hobuse lihtsalt nutika viisina loo lõpetamiseks. Selle asemel, et Trooja jõuga vallutada, vallutati linn kavalusega. Selline lõpp sobib Odüsseuse iseloomuga, kes on tuntud legendides oma nutikuse ja kavalate strateegiate poolest. Kuna otseseid tõendeid pole, ei saa kindlalt öelda, kas Trooja hobune oli päriselt olemas, oli see mõne muu sündmuse sümbol või lihtsalt väljamõeldis, mis loole lisati. Selge on vaid see, et sellest kujundist sai väga võimas sümbol, mis on elanud edasi kunstis, kirjanduses ja keeles 1000 aastaid. Sama probleem on ka sõja peamiste tegelaste tuhastamisel. Pronksiajastust pole leitud ühtegi dokumenti, mis selgelt tõestaks, et Achilleus elas päriselt. Odysseus, Hektor, Priamos, Agamemnon või Helena elasid nii, nagu neid legendides kirjeldatakse. Võimalik, et mõned neist põhinevad tõelistel kuningatel ja sõdalastel. Samuti on võimalik, et nende iseloomujooned on kokku pandud mitme erineva inimese omadustest. Kõige sagedamini seostatakse tõelise juhiga Parist. Iliases nimetatakse teda ka Aleksandroseks. Hetiitide allikates Vilusa kuningas kandis nime Aleksandu. Aleksandu ja Aleksandros kõlavad sarnaselt. Mõlemad on seotud Trooja ehk Vilusaga. Kuid nimede sarnasusest üksi ei piisa, et väita, et nad on üks ja sama isik. Tõenäoliselt valitses Aleksandu 13. sajandi Kristus esimeses pooles. Samal ajal asetatakse Trooja 7a häving tavaliselt veel mõni aastakümme hiljem. Võib-olla oli Aleksandu selleks ajaks juba ammu surnud, kui toimus häving, mida sageli seostatakse Trooja sõjaga. Olulisem on Aleksandu nimi kui tõend selle kohta, et mõned tõelised nimed ja mälestused pronksiajast võisid jõuda Kreeka traditsiooni. Lugude edasiandmisel võis üks tõeline Vilusa kuningas muutuda legendist Trooja printsiks. Kuid isegi kui on sarnasusi, ei suuda see siiski tõestada, et Aleksandu oli Pariis, kes röövis Helena ja põhjustas suure sõja. Selleks, et paremini mõista, kas mõnel teisel kangelasel oli tõeline eeskuju, tuleb vaadata otse Mükeene Kreeka allikaid ja uurida, millised kuningad ja sõdalased tegelikult sel ajal elasid. Hitiidi allikates leiduvate nimede puhul on Aleksandu see, keda kõige sagedamini seostatakse Pariiska. Pariist kutsutakse ka Aleksandroseks Kreeka lugudes ja mõlemad nimed on seotud Trooja ehk Vilusaga. On võimalik, et Aleksandu kohta oli tõeline mälestus, mis jõudis legendidesse, kuid pole ühtegi dokumenti, mis ütleks, et ta oleks võtnud Sparta kuninganna või alustanud suurt sõda. Ta elas ka mitu aastakümmet enne Trooja 7. aja hävitamist. On veel üks nimi, mida mõnikord seostatakse Priamosega, Trooja kuningaga Iliases. See on Piamaradu, võimas sõjapealik, kes tegutses Lääne-Anatoolias 13. sajandil Kristursa. Piamaradu ja Priamos kõlavad sarnaselt, kuid nende rollid on erinevad. Piamaradu ei olnud Vilusa kuningas.
Hitiitide allikates kirjeldatakse teda kui juhti, kes korraldas rünnakuid ja võis olla isegi Trooja vaenlane. Seega on väheusutav, et tema oli tõeline Priamos. Samuti ei saa Agamemnoni olemasolu otseselt tõestada. Müüdis on ta Mükeene kuningas ja Kreeka vägede juht. On tõsi, et Mükeene oli hilisel pronksi ajal väga võimas. Seal oli suur palee, tugevad müürid, rikkalikud hauakambrid ja organiseeritud valitsus. Arheoloogia näitab, et olid kuningad, kes suutsid koguda sõdureid, laevu ja varustust. On võimalik, et oli üks võimas juht, kes juhtis mitme Mükeene kuningriigi liitu, kuid pole leitud ühtegi ülestähendust, mis selgelt ütleks, et tema nimi oli Agamemnon. Kuulus Agamemnoni mask on vaid kaasaegne nimetus. Selle leidis Heinrich Schliemann, kuid mask valmistati mitu sajandit enne aega, mida tavaliselt seostatakse Trooja sõjaga. Sama kehtib ka niinimetatud Agamemnoni haua ja Atreuse varakambri kohta. Ühtegi kirjat pole, mis ütleks, kellele need tegelikult kuulusid. Ühes Hitiidi dokumendis on mainitud juhti Ahiavast, keda kutsuti Atartia. Mõned teadlased on märganud selle nime sarnasust Atreuse nimega Agamemnoni isa legendi järgi. Võib-olla on nende kahe nime vahel seos, kuid pole ühtegi dokumenti, mis ütleks, et Atartia oli tõeline Atreus või ühe kuninga nimega Agamemnon isa. Odysseusel on veelgi vähem ajaloolisi jälgi. Võimalik, et tema tegelaskuju kujunes lugudest meremeeste, sõdalaste ja strateegiliselt osavate juhtide kohta, kuid pole otsest kirjet, mis tõestaks, et ta tõesti elas. Sama kehtib ka Achilleuse kohta. Mõned isikunimed Linear B tahvlitel võivad olla sarnased nimega Achilleus. See näitab lihtsalt, et sarnast nime võidi juba pronksi ajal kasutada. Tahvlid ei ütle, et see inimene oli Kreeka tugevaim sõdalane. Samuti pole ühtegi ülestähendust selle kohta, et ta oli jumalanna poeg või tema kuulsast kannast. Tegelikult ei ole lugu Achilleuse kannast Iliases olemas. Luuletuses on ta väga tugev, kuid surelik sõdalane. Teised üleloomulikud detailid ilmesid selgemalt hiljem tekkinud lugudes. On võimalik, et Trooja kangelased põhinevad tõelistel kuningatel ja sõdalastel. Võimalik, et iga tegelase puhul on ühendatud mitme inimese mälestused. Nii töötab suuline traditsioon. Kui lugu antakse edasi põlvest põlve, lähevad mõned detailid kaduma, lisanduvad või muutuvad. Paljudest lahingutest võib saada üks suur sõda. Tavaline sõdalane võib muutuda kangelaseks, kes on peaaegu jumalatega võrdne. Mõne sajandi pärast tekkisid eeposed, mida seostatakse Homerosega. Selleks ajaks olid Kreeka ühiskond, relvad, riietus ja valitsemine juba muutunud. Seetõttu on Iliases ühendatud pronksiaja mälestused ja uuema aja detailid. Seda ei kirjutatud kui sõjaväelist raportit ega täpset ajalookirjet. See on eepiline luuletus Achilleuse vihast, au, kaotusest ja sõja mõjust. Mida siis saab Trooja sõja kohta öelda? Trooja linn oli päriselt olemas. See oli oluline asula loode Anatoolias, mis hävitati ja ehitati korduvalt uuesti üles. Tõsi on ka see, et Anatoolia kuningriikide ja Mükeene maailma jõudude vahel toimusid konfliktid. Hetiitide ülestähendustes mainitakse vilusat, Ahiavat, lepinguid, ülestõuse ja välismaiste valitsejate sekkumist. Arheoloogia näitab ka, et Trooja 7a hävitati vägivaldselt. Sel ajal, kui paljud kuningriigid Ida-Vahemerel langesid, see võis olla suur sissetung, mis oli legendi aluseks. See võis olla ka rida rüüsteretki, piiramisi ja lahinguid, mis hiljem kurvalt üheks looks kokku pandi. Puuduvad piisavad tõendid selle kohta, et Agamemnon juhtis armeed. Pole piisavaid tõendeid selle kohta, et Priamos ja Hektor kaitsesid Troojat või et Achilleus tappis Hektori. Samuti pole kindel, kas Helena oli tõeline kuninganna või kas tema röövimine oli sõja põhjuseks. On võimalik, et Helena ja Parise lugu kasutati selleks, et lihtsustada konflikti, mille tegelikeks põhjusteks olid võim, poliitika, kaubandus ja kontroll piirkonna üle. Trooja hobust on kõige raskem tõestada. Meil pole tõendeid selle kohta, et oleks olnud suur puust hobune, mis viis sõdurid linna sisse. See võis olla piiramismasina sümbol, laev, maavärin, petmine või lihtsalt osa legendist. Seetõttu ei ole Trooja sõda lihtsalt tõesti sündinud lugu ega ka puhas väljamõeldis. Trooja ise oli päriselt olemas. Tõelised olid ka sõjad ja segadused selle ümber, kuid kangelased, jumalad ja dramaatilised sündmused on kujunenud sajandite pikkuse jutustamise käigus. Legendi taga peitub mälestus ühest tõelisest ajastust, allakäiguperioodist, mil linnad hävisid, kuningriigid kadusid ja kogu hilispronksiaja maailm muutus.